Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Vähid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No eelmise nädala lõpus ma soovitasin teil reisile minna. Ma ei tea, kas te sinna läksite või mitte, aga see nädal algab teil päikesekaardiga ja päikesekaart on üks positiivsemaid kaarte tarokaardipakis. Päikesekaart valgustab absoluutselt kõigi pimedaid nurki, nii teie hinges kui teie teel. Et päikesekaart on nagu superkaart. Et ta tõesti ongi selline, kui päike tuleb välja, siis tarokaardid ütlevad seda, et kui päike tuleb välja, siis tehke pidu, sest elu on nii ilus. No pidu ma teie nädala lugemises näengi. No oletame, et te läksite reisile. No siis on selge, et te peate seal lõpupeo, tulete tagasi ja hakkate siis uuesti jälle. Te tulete tagasi võimsamana, kui te sinna läksite. Ja hakkate uuesti jälle säravana, hakkate tööd tegema, tahtsin sinna lõpuks jõuda. Et mida need kaardid mulle siis räägivad nii siin üldkokkuvõttes. Päike. No see öeldud juba, päike on väga positiivne kaart. Valgustab teie teed. Siis edasi tuleb keiser. Ja, keisri kaart on selline väga hea, ratsionaalne valitseja. Temal on asjad paigas, tema on tubli, tema ei larista mitte millegagi, aga temal ongi, tal on plaan paigas ja ta läheb oma selle plaani järele. Ta on rahulik, selline rahulik valitseja. Ta teab täpselt, mis ta teeb, ta ei tee kellelegi liiga, ta lihtsalt läheb oma eesmärgi suunas täiesti rahulikult. No edasi tuleb siit sauade 4 ja sauade 4 minu jaoks tähendab pidu. See tähendab koos viibimist, lõbusat pidu, sellist, see on niisugune lärmakam pidu, see on ikka suurem sündmus, ma ei tea, ongi mõni lõpupidu, pulmad, ma ei tea, juubelipidustused, ikka siukene, kus on muusikat, kus on tantsu, nagu kira-kära ja sellist suminat. Et see on siuke suminaga pidu. No käite seal peol ära. Tuleb teile teinekord veel see sauade 9, mis ütleb seda, et te olete võimsam, kui te oskate ise arvata. Te olete ka suitsu sees joostes palju võimsam, kui te ise oskate arvata. Ja te olete särav, seda räägib mulle sauade kuninganna. No mulle küll tundub, et te olete käinud seal reisil, kus päike paistis, pidasite pidu, tulite tagasi võimsamana ja säravamana. Sest edasi tuleb juba siit müntide 3. Müntide 3 tähendab töötegemist ja pühendunud töötegemist. Ja sauade 8 tähendab kiirust. No nüüd tuleb te tagasi, olete puhanud, olete särav, olete võimsam kui enne minemist, kus te iganes käisite, võib-olla tegite väikese spa-puhkuse kusagil. Ja nüüd hakkavad kiirelt asjad liikuma, tuleb uuesti tööle pühenduda ja kiirelt hakkavad asjad teie elus liikuma. Seda, et asjad hakkavad kiirelt liikuma, selles olen ma täiesti kindel. Kas te kusagil puhkamas käisite, seda ma ei tea. No ma loodan, et käisite. Aga pidu teil tuleb, koosviibimine teil tuleb, võimas te olete ja särada te saate ka ja te ei pea üldse oma sära varjama. Te võitegi särada. Te võite rahulikult särada, sest pilgud on teie peal. Kujutate ette, te olete tulnud kusagilt soojalt maalt, te olete pruun, puhanud, särav, teinud endale võib-olla uue soengu, ostnud endale võib-olla uue kleidi. Muidugi te võite särada. Te saate seal peol särada ja saate kõigile näidata, et ei ole siin mitte midagi. Ma just olengi selline särav, tugev, eneses kindel. Ma tean, kus ma olen, ma tean, kes ma olen, ma tean, kuhu ma lähen ja vaadake ja kadestage mind. Vot, niisugune nädal tuleb teil. Super nädal. Olge tubli ja ärge laske ennast absoluutselt mitte kellegil kõigutada. Te olete väärt nii pidu, kui seda enesekindlust ja seda säramist ja seda tugevust, mis teil on. Te ei pea seda kõike üldse varjama. Laske rahulikult kõik kenasti välja paista. Just nii, soovin teile siis imelist nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.